Tere tulemast täna kõigile meie märtsikuu viimasesse laivi siin Naiste Heaolu grupis. Ja täna on 31. märts ja meil on tore võimalus saada see märtsikuu igavikku. Miks ma nii fataalselt siin võib-olla kõlan, on see, et ma tunnen, et see märts ei ole olnud kõige kergem kuu minu jaoks isiklikult, aga üldiselt mulle väga-väga meeldib see mõte, et kevad tuleb ja lükkab kõik asjad uuesti oma voolavate vete ja puhuvate tuulte ja õitsevate lilledega uuesti liikuma ja loomulikult särava päikesega uuesti liikuma, et ma olen seda kevadet seekord väga-väga oodanud. Aga siis ma olen lõpetamas praegu siis meie märtsikuu teemat, mis oli sära ja õitse. Ja võib-olla sa oled märganud, et mind siin selles grupis väga palju ei ole viimasel ajal figureerinud. Ja võib-olla sa märkasid isegi seda, et meie ühisel peol, mis me 8. märtsil tegime, mind ei olnud kohal. Ehk siis armas universum võimaldas mulle sellist teha rännakut sisemises äraotsingutel läbi selle, et minu füüsiline tervis lõikas, füüsilise tervise nii-öelda kehv väljendus lõikas läbi minu võimaluse siis olla sellises oma tavalises elemendis või oma sellise endale, vähemalt mulle tundub endale omase elemendi juures, mis on siis selline sisemine sära. Aga ma ise tunnen tegelikult sellist huvitavat momenti, et selle vaatamata sellele nii-öelda väljakutsuvale katsumusele, kus ma tegelikult sisuliselt olingi kuu aega füüsiliselt rivist väljas, pakkus see periood mulle sellist teatud mõttes võimsat enesesse sügavuti vaatamist, pakkus mulle sellist võimalust tulla toime sellise mõõtmega nagu alistumine sellele, mis on, et jääda hetke ja jääda paigale siis, kui minu meel tahaks minna liikuma, minu meel tahaks minna lustima, no näiteks nagu see 8. märtsi pidu, mis meil oli Tallinnas Kalarannas seal mere ääres Liivia stuudios. Et mul on tõeliselt kahju, et ma ei saanud sinna minna, aga teatud mõttes see sundis mind nagu sisemiselt leidma endas sellist jõudu, mitte seda kõike kahetseda, vaid saada aru, et see ongi see, mida parasjagu oli vaja. Aga minnes siis meie teema juurde, sisemine sära. Et ma kõigepealt küsiks sinu käest ka, et ma küsisin siin chatis, et mis on need asjaolud või aspektid, mis sinu sisemist sära nii-öelda summutavad, et sa võid nendele mõtelda ka siis, kui sa ei osale siin praegu laivis või kui sa vaatad järele või sa saad võib-olla inspiratsiooni sellest, mille üle me siin arutleme. Aga ma tahaks küsida tegelikult ka seda, et millal sa viimati tundsid ennast tõeliselt säravana? Et kas sa suudad seda meenutada? Kes on kohal, võib siia chati jagada. Et millal sa tundsid ennast tõeliselt säravana? Ja mina võin kohe jagada praegust ühte enda isiklikku lugu. Eile, oh yes, Lilja, sina tundsid eile, kas Lilja, sinul oli see suur ja võimas kontsert?
ühesõnaga, ma jagan enda isiklikku lugu. Minu, minu, minu selline suurim või ütleme, viimase aja suurim unistus täitus tegelikult eelmisel reedel. Aga paradoksaalsel moel üks minu nii-öelda särasummutaja, mis on hästi tugev selline enesekriitik, selline väga-väga kriitiline tegelane minus, ei lasknud mul särada iseenda jaoks, mitte särada nii-öelda oma seda sisemist sära käivitada. Isegi siis, kui ma läksin tegema midagi, millest ma olin tohutult unistanud ja kui ma läksin jagama midagi, mis ma tunnen, et on minu jaoks meeletult oluline teema, mis mind puudutab, mis mind huvitab ja mida ma tahan inimestega jagada. Et siin lihtsalt ma võin etteruttavalt öelda, et ma lihtsalt osalesin ühes podcastis, kuhu mind kutsuti jagama siis naistele väga olulisel teemal, menopausi teemal ja kus ma sain täpselt tegelikult rääkida sellest, kusjuures väga noore nii-öelda intervjueerijaga, kes on meesterahvas, mis mind tõeliselt nagu nii-öelda käima tõmbab ja mis tekitab minus kirge. Aga ahaa, ma näen, kuidas, okei, appi ma ei mäletagi, ehk eelmisel suvel. Okei, selle asja me võtame nüüd käsile. Ma annan kindlasti siin selle laivi jooksul natukene selliseid ideid ja võtteid võib-olla, kuidas selle oma sisemise säraga taas ühendust luua. Aga võib-olla ma räägin nüüd natukene sellest, mida ma pisut siin mõtisklesin, et mida ma võiksin teiega jagada selles laivis siin. Ja mulle tuleb praegu esimese hooga meelde üks natukene kurvemat sorti lugu. Ma sain kirja ühelt naiselt, kes kirjutas, nagu ma seda kokkuvõtvalt võib-olla siin kirjeldan, ta kirjutas sedasi, et ta ei oska enam leida üles iseendas seda sisemist sära ja et ta isegi ei tea, kas ta tahab enam või leiab endas seda motivatsiooni, sest ta on kadunud usk sellesse, et ta on kaunis või et ta on ilus. Ja tegemist on tegelikult äärmiselt särava ja kauni naisega, kes on lihtsalt jäänud teatud mõttes, no ma ei taha öelda elurataste vahele, aga keda siis on siis perimenopausi sümptomid siis oma selliste mitmekülgsete ebamugavustega nii-öelda rajalt maha võtnud. Ja kurb lugu ongi tegelikult see, et nende hormonaalsete muutuste tulemusena on see naine jõudnud selleni välja, et ta ei leia endas enam isegi motivatsiooni ennast ilusaks teha, minna ja särada. Ja see on tegelikult selline enda ilusaks tegemine või see säramine nii-öelda väljapoole on tegelikult ju peegeldus sellest, eks ju, kuidas ennast sisimas tunned. Mitte ma ei mõtle seda, et peaks ennast nüüd tohutult ja pidevalt üles lööma, eks ole. Ma mõtlen ka sellist sisemise ilu ja väe ja enesekindluse rakendamist ja käivitamist selle. Ühesõnaga, mind teatud mõttes kurvastas tema kiri, aga see oli ka väga-väga õpetlik mulle siin praeguses perioodis, kus ma valmistun tegelikult ühte suuremat kursust aprilli keskel, veebikursust siin ülemineku teemadel naistele avamast. Ja sellest inspireerituna natukene ka ma siis võib-olla natukene mõtleksin selle peale, et mis on need tegurid ja kutsun sind ka kaasa mõtlema, et mis on see, kuidas naised kaotavad tegelikult sellise kontakti oma sisemise säraga. Ja ma räägin täna pikemalt tegelikult sellest samast enesekriitikast, sest see puudutab mind väga isiklikult. Aga ma räägin ka võib-olla natukene sellisest huvitavast asjast nagu hirm vananeda.
ma tunnen seda sellist ühiskondlikku fooni ja kui ma päris aus olen, siis ma mäletan ka iseenda juures ja aeg-ajalt see nagu vupsab jälle ülesse. Aga mõte sellest, et kas ma olen piisav, kui ma olen vananev naine teatud mõttes. Ja vananemise all siis noh, tegelikult vananemine kui selline, eks ju, on selline huvitav mõiste, eks ole. Et kui me mõtleme väärikat vananemist, siis mina kutsuksin seda hoopis küpsemiseks ja mulle meeldibki naiste puhul kasutada rohkem mõistet küpsemine. Aga kui vaadata sellist ühiskondlikku sellist fooni või ühiskondlikku suhtumist sellesse, kuidas naised ei näe võib-olla enam välja nii siledad ja võib-olla neil ei ole enam nii palju energiat ja võib-olla neil tekivad hoopis vajadused vaadata endale sissepoole, võib-olla neil tekib soov teha midagi hoopis enda heaks või koguni hakata looma midagi sellist, mis neid ennast inspireerib. Et meie selline välisele orienteeritud ühiskond, välisele kaunidusele ja noorusele orienteeritud ühiskond tegelikult teatud mõttes ei oska näha seda, kui suurt sära ja kvaliteeti annab juurde naisele küpsus. Ma leian, et see on täiesti avastamata maailm. Ja ma arvan, et väga paljud naised ise ka ei tea, kui ägedale eluperioodile neil ligipääs on, kui nad liiguvad siis võib-olla sellisesse oma elu viimasesse kolmandikku, ja ma pean siin silmas siis tegelikult menopausi. Aga tegelikult juba ka perimenopausis, eks ole, sest see on see aeg, mis eelneb menopausile. Naised hakkavad kogema rohkem sellist sisemist soovi areneda sinna, kuhu nad ise tahavad, või sisemist soovi teostada ennast või nad hakkavad ära tundma endast seda tarka naist tasapisi. Et vananemise hirm on tegelikult see, mis meile sellises nagu kollektiivsel tasandil pannakse peale, sest kui vaadata ümberringi, siis pilte ja noh, igasuguses kirjanduses, alates internetist kuni väljaanneteni välja, ikkagi väga palju ei ole esindatud sellisest küpses eas naised, et ikkagi tahetakse näidata seda, et naine oleks nagu igavesti sileda näoga ja ka need naised, kes tegelikult ei karda vananeda, ka neid ikkagi näidatakse, proovitakse Photoshopide ja muudega ära siluda. Ja siin ongi nagu see koht, kus tegelikult meie nagu uskumussüsteem, kui me võtame üle sellise uskumussüsteemi väljaspoolt, et vananemine ei ole okei, et vananemine on kuidagi negatiivne, siis see tegelikult hakkab meie sellist sisemist sära allapoole viima. Aga kui me samal ajal jällegi oleme osa sellisest naiste grupist, kus on väga palju säravaid küpseid naisi, siis see vastupidi aitab meil tegelikult tõusta oma selle sisemisele särale lähemale. Siis üks aspekt, mis mina tunnen ka veel, et sellist sisemist sära tegelikult vähendab, on väsimus. Ja väsimus mitte ainult füüsilisel tasandil. Loomulikult, eks ole, eriti menopausis, aga ka perimenopausi viimastel aastatel, ütleme sellised 3-4 aastat enne päris menopausi, paljud naised kogevad tegelikult sellist sügavat väsimust. Ja see on isegi selline väsimus, et sa ärkad hommikul üles ja sa oled ikkagi väsinud. Ja siis lõpuks sa oled väsinud olemast väsinud. Ja nüüd kevadel on tegelikult see kuidagi
kuidagi eriti aktuaalne, sest siin on nüüd see talv, kuigi see ei olnud nagu selline, kuidas öelda, selline mõnus krõbe talv ja niimoodi ei olnud ka väga külm, aga võib-olla isegi kurnas rohkem läbi see selline sombune ja hall talv, et ei saanud sellist sügavat peatumist ja jäätumist ja mis on tegelikult nagu puhkuse momenti nagu läbi kogeda sellel talvel. Aga üks asi, mis ma tunnen, et näiteks mind naisena väsitab, eriti siis, kui ma olen jõudnud sellesse vanusesse, kus ma olen, eks ole, 50 ja peaaegu et pool, või tähendab 53,5, kogu äge, 57 oli juba 3 aastat tagasi, on see, et kuidagi selline pidev teiste teenimine ja ma pean silmas ikkagi sellist nagu lähedaste teenimine kurnab kuidagi ära. Ma ei tea, kas kedagi, kes on siin laivis täna, kas kedagi see kõnetab, et pidev hoolitsemine teiste eest ja võib-olla oma töökohas pidevalt teistele millegi korraldamine, teiste eest hoolitsemine, et see nagu kurnab sellise oma sära ära, et ei saa olla selle eneseteostuse ja kõige selle juures, aga et on vaja seal teha neid selliseid tavalisi argipäevaseid koristusi ja küpsetusi ja viimisi ja toomisi. Et ma ei tea, kas see kõnetab või on see minu selline isiklik väsitaja. Aga ma tunnen, et mind väsitab ära see näiteks rutiinne hoolitsemine. Mul on vahepeal selline tunne, et ma ei taha absoluutselt mõelda selle peale, et mida see pere järgmiseks sööb, eks ole. Siin võib muidugi osava delegeerimise ette võtta, aga siiski ma tunnen, et ma olen sellest tüdinud ja väsinud ja see ei lase mul särada, see ei lase mul tulla tegema neid asju, mida ma nagu tahan teha, et ma tahan süvitsi minna, ma tahan uurida, ma tahan õppida, ma tahan õpetada, ma tahan liikuda välja, ma tahan jagada, ma tahan särada. aga üldiselt on nii, et tegelikult see minu jaoks see haigus, mida ma nüüd praktiliselt 6 aega, see oli tobe selles mõttes see selline mõttetu viirus, mis mu selles mõttes rajalt maha võttis, et ma tõesti nagu lootsin 3 korda, ma sain juba peaaegu terveks, aga hiljem ma olen kuulnud, et see oligi selle viiruse iseloom, eks ole. Ja ma jõudsin selle aja jooksul teha metsikus koguses enesekriitikat. Ja tegelikult see enesekriitika, ma leian, et see enesekriitika on üks suurem sära närijaid, sära ära sööjaid. Ja ma olen loomulikult tänulik sellele sisemisele kriitikule, et ta mulle näitas, millega on vaja tegeleda. Aga ma sain ka aru, kuidas ta sööb ära minu energia. Et enesekriitiliseks ma muutusin isegi selles suhtes, et ma näiteks asjaolu see, et ma olen üldse haige. Ma ei ole harjunud olema haige, kuna ma tegelen selliste nii-öelda ennetavate praktikatega stiilis, ma käin igal hommikul külma duši all, eks ole. Ma teen igasuguseid võimalikke ja võimatuid asju, et hoida oma immuunsüsteemi tugevana. Ja siis järsku mulle anti see viirus ja ma märkasin endas seda, et ma hakkasin isegi kritiseerima seda, et ma olen haigeks jäänud. Ehk siis minust käis läbi ka selline mõte, et nagu, kuidas sa siis nüüd räägid teistele sellest, kuidas immuunsüsteem on tugev ja nii edasi ja võiks olla tugev ja võiks teha neid ja noid ja noid asju ja siis ise siis nüüd jääd mingisse täiesti tavalisse viirusesse. See on täiesti absurdne, eks ole. Aga niisuguse mõtteid suutis minu negatiivne enesekriitik siis minust tekitada. Ahaa. Okei, mul väga mõnus, et siin on jagamine, et mina sünnitasin lapse nii noorelt, et kui tuli menopausi aeg, polnudki vaja enam täiskohaga ema olla, sain keskenduda endale. No vaat, see ongi nagu see, ma tahaks öelda, et see on teatud mõttes nagu sellise õnnestunud menopausi võti, et lapsed on nii varakult
sündinud ja pesast välja saadetud, et saadki keskenduda iseendale. Aga kui nüüd järele mõelda, siis ümberringi tegelikult naised sünnitavad nagu aina hiljem ja paljudel juhtudel juhtub see, et sünnitatakse oma üks ja ainus järglane või 2 järglast ja sealt minnaksegi otse ära menopausi. Aga ühesõnaga selle enesekriitikaga edasi minnes, ma tahtsin natukene võib-olla seda enesekriitika teemat pisut lahti siin niimoodi harutada. Ja selle mõte oleks siis see, et kuidas vabaneda sellest enesekriitikast või enesekriitikust või väga negatiivsest enesekriitikast ja kuidas see selline enesehinnang ja eneseväärtus siis sellisel hetkel taastada, kui see kriitik mängu tuleb. Loomulikult on siin hästi palju selliseid igapäevaseid praktikaid ja võimalusi, aga üks asi, mille ma tahtsin siin esile tuua tegelikult on tänulikkuse kultiveerimine või tänulikkuse harrastamine. Jah, ma tean, et see kõlab klišeena. Ja ma tean, et ühel hetkel sisemine kriitik isegi selle suudab kõrvale panna, öeldes, et mis mõtted sellel nüüd siin kõigel on. Aga sellise tänulikkuse momendi ja tänulikkuse vibratsiooni taastamine tegelikult aitab kindlasti seda sisemist kriitikut vaigistada. Ja siis on igasugused sellised huvitavad võimalused, kas hingamistehnikate näol ja seda me siin varsti ka koos praktiseerime. Ma arvan, et meie laivi lõpus me teeme ühe sellise mõnusa mõneminutilise hingamispraktika just selleks, et seda nagu negatiivset kriitikut vaigistada. Aga siin nüüd ma tahaksin lihtsalt võib-olla tuua need mõned sellised mõtted või ideed, kuidas seda kriitikut siis taltsutada. Ja kõige esimeseks ma soovitaksin proovida hakata seda tegema, et proovida teha niisugust harjutust, mida kutsutakse teadvustamise harjutus. Aga see ei ole midagi väga keerulist, see on lihtsalt see, et kui sa tabad ennast sellelt kriitiliselt mõttelt, siis proovida öelda endale, kui see vähegi on võimalik, et see on vaid mõte, mitte tõde. Loomulikult see ei ole väga lihtne, kui näiteks närvisüsteem on ülekoormatud, et kui sa oled seal pidevas sellises, kuidas öelda, sellise pideva kortisooli tulva all, eks ole, et sul on käivitunud kogu aeg see sümpaatiline närvisüsteem ja sa ei suuda lõdvestuda, siis on väga raske ka tegelikult neid selliseid negatiivseid mõtteid juhtida ja peatada. Aga selleks on olemas ka oma tööriist, kuidas seda siis teha. See sama harjutus või praktika, mida me siin lõpus proovime. Aga üks viisidest, mida ma soovitan tegelikult naistel harjutada oma ellu lisama, on, me võime seda kutsuda kas päevikupidamine või siis selline nagu loovkirjutamine. See on tegelikult niisugune praktika, et näiteks ärkad hommikul üles või siis see on vahetult enne und või millal iganes sa tegelikult valid seda teha. Ja siis lihtsalt kirjutad välja need asjad, mis tahavad sinust parasjagu välja tulla. Aga muuhulgas, kui tahtmine on seda sisemist kriitikut taltsutada, eks ju, siis võib võtta fookuse sellele, et hakata proovima märkama neid enesekriitilisi mõtteid ja panna need lihtsalt kirja ja siis hiljem vaadata, et kas on mingisugused mustrid, mis seda enesekriitikat sinus käivitavad. Näiteks, kas see enesekriitik tuleb mängu siis, kui närvisüsteem on nagu suurema surve all või ta tuleb mingisugustel teistel asjaoludel välja. Võib-olla enesekriitik tuleb siis, kui sul on füüsiline energiatase on maas või siis, kui
mis iganes sinu elus ümberringi toimub, et võib-olla tuleb enesekriitik välja siis, kui sa teed neid asju, mida sa nagu väga ei taha teha. Selle üle võib hakata mõtisklema. Siis teine selline mõte või idee on proovida muuta oma sisemist dialoogi. Et meie sisemist sellist tasakaalu ja heaolu mõjutab tegelikult enamasti ja mõjutabki see, mida me endale igapäevaselt ütleme. Ja te ilmselt mõistate kõik seda ka, et see sisemine kriitik ei ole ju positiivne enamasti, sisemine kriitik on ikkagi negatiivne ja sealt tulevadki need negatiivsed mõtted iseenda suunal, eks ju. Aga et seda siis ümber pöörata, selle sisemise dialoogi mõttes võib proovida teha sihukest, mina olen seda katsetanud, et ühel hetkel ma kirjutasin üles selliseid midagi sellist inspireerivat, mis mind võis tõsta ja panin neid endale peegli peale. No näiteks midagi sellist, et ma olen piisav just sellisena, nagu ma olen. Ma olen sellisena piisav, nagu ma olen. Või ma olen, nagu ma olen. Või lihtsalt ma olen see, kes ma olen. Midagi sellist, mis aitab sul nagu ankurduda sellesse enesekindlusesse, kuidagi rahustab sind maha ja toob sind võib-olla sellest pidevast lobisemisest, sellest enesekriitikilisest mürast nagu tõstab ülespoole. Või siis sellised positiivsed kinnitused või peene sõnaga afirmatsioonid. Ma ei tea, miks ma kasutan kogu seda sõna tegelikult, siin ei ole midagi tegelikult. Ühesõnaga positiivsed sellised kinnitused iseendale. Mina usun sellesse, et kui midagi teha süsteemselt ja järjepidevalt, panen ühe kõne siin kinni, midagi teha süsteemselt ja järjepidevalt, siis tegelikult ka füsioloogiliselt meil tekivad uued ühendused ajus. Ja kui oma sellele alateadvusest tulevale negatiivsele sisekõnele või sellele kriitikule panna siis peale midagi positiivset. Näiteks seda, et ma väärin armastust ja austust või et minu väärtus ei sõltu teistest või mida iganes. Siis see tegelikult võib luua püsivat muutust sellest enesekriitiku pidevas lobisemises. Okei. Chatist ma loen, et haiguste ajal oli mul peeglil, ütlen elule jah, super, väga inspireeriv, absoluutselt. Et mul tuleb meelde ühest, kui ma seda loen praegu, siis mul tuleb meelde ühest toredast filmist, mida ma hiljuti nägin, mis oli ühest väga-väga noorest naisest, aga kes oli siis, see oli tegelikult siis paar sajandit tagasi tegevus toimus, kes oli selline ülimalt tark juba väga varakult, sest ta suri väga varakult, aga see noor naine ütles ühel hetkel ühed sellised sõnad, mis toovad mul siiamaani tegelikult teatud mõttes pisarad silma, liigutuspisarad. Ta ütles, et mina olen nüüd naine. See tähendab seda, et ma tõstan ennast ise ülesse. See oli hästi lihtsalt öeldud, aga selline suur ja sügav tarkus, et see on tegelikult midagi, mida kutsutakse inglise keeles divine feminine või siis jumalik naiselikkus, et meil naistel on kõigil tegelikult see võime olemas ennast ise ülesse tõsta. See oli hästi inspireeriv. Aga nüüd ma võib-olla enne, kui me läheme selle praktika juurde, ütlen sulle veel mõned sellised märkmed, mida ma olen teinud selleks, et selle kriitikuga toime tulla. Loomulikult aitab kaastunne iseenda vastu. Mida see siis tähendab, eks ju? See tähendab tegelikult seda, et lubada endal olla ebatäiuslik. Ma tunnen, et seda on nii lihtne ütelda, aga
vahel väga raske päriselt teoks teha. Ja öelda endale ka seda, et jah, ma armastangi ennast sellisena, nagu ma olen. Ja et ma võin eksida, ma võin olla ebatäiuslik, mul võivad asjad mitte õnnestuda ja see ei tähenda seda, et ma ei ole armastatud. Et see on, see on väga hea, kui on kusagil keegi, kes aitab seda siis meelde tuletada, kui sa parasjagu oled selle enesekriitiku küüsi jäänud, kes särada ei lase. Sest kuidagi on niimoodi, mina tunnen seda niimoodi, et kui see enesekriitik, see negatiivne enesekriitik minust võitu sai, siis mul nagu kadus ära selline ligipääs sellele, mis sunnib nagu elus minema ja avama uusi uksi, tegema midagi nagu võimsat, tegema midagi uut. Et see kriitik on sisemine kriitik on üks kaval tegelane, ma tahaks öelda selle peale. Ja loomulikult aitab seda kriitikut taltsutada see, et sa saad piisavalt puhata. See, et sa võtad endale aega nende asjade tegemiseks, mis teevad sulle rõõmu, mis pakuvad naudinguid ja mis taastavad ka tervist tegelikult, eks ju. Ja lülitavad sind ka tegelikult välja sellisest igapäevasest ja argisest. Et see on kuidagi sellisest igapäevarutiinist eemaldudes sa märkad seda, eriti kevadel on seda mõnus märgata, kuidas elus on tegelikult nii palju kihte, nii palju tahke, nii palju võimalusi, mida kõike tahaks avastada. Siis üks hea nipp on veel, et tuleks ära lõpetada enda võrdlemine teistega. Ja seda ma räägin jälle absoluutselt endale. Selle sama podcastiga seonduvalt, kuhu ma läksin reedel, sellele eelnes selline praadimismoment, kuna see kriitik oli minu kätte saanud, oma puuri kinni pannud, kuna ma olin selline pooltõbine, veel ei olnud täiesti taastunud. Nüüd ma tunnen, et ma olen taastunud, ma olen 2 päeva juba käinud tegelikult hommikuti nagu jääkülma duši all ja tunnen, et midagi enam ei tule tagasi, eks ju. Aga see viis mu sellisesse kohta, et ma hakkasin tõesti võrdlema ennast ja tänu sellele tundsin, et ma pole absoluutselt piisav ja ehitasin endale mingisuguse täiesti mõttetu illusiooni sellest, kuidas ma üldse ei oska ja ma üldse ei saa ja nii edasi. Igatahes ma saan väga hästi aru, et selle vastu aitab see, et ei tasu sealt sotsiaalmeediast väga palju sellist negatiivset inspiratsiooni ammutada. Ja teiseks, idee, mis mulle andis meie armas ja inspireeriv Kristel, oli see, et võta ja tee endale nii-öelda nimekiri sellest, et mis on sinu tugevused või siis keskendu sellele, mida sina endas väärtustad, et tuletada need endale meelde. Et kui teised seda ju tavaliselt, ütleme nii, tavaliselt teised ei leia mahti tegeleda meile oluliste asjadega, siis kuldne reegel on see, et tuleks seda kõigepealt ise teha ja harrastada seda nagu sellise enda tõstmise meetmena. Ja siis üks selline huvitav mõte veel, et ma tundsin, et see sisemine kriitik on natukene nagu mingisugune teine olend minu sees. Ja ma saan aru, et see ongi selline alateadlik ja sellisest joogateadusest või jooga taustast lähtuvalt on see siis selline, kutsume seda negatiivseks meeleks, eks ole, mis kõige esimesena siseneb, sest see on mõeldud meid nagu elus hoidma, eks ju. Aga võib-olla olekski tark sellist sisemist kriitikut visualiseerida mingisuguse nagu tegelasena, mingisugune eraldi selline
olend, eks ole. Ja lihtsalt kujutada ette, et ta on selline mingisugune häälekas, kuid heasoovlik tegelane, kes vajab suunamist ja siis hakatagi teda niimoodi vaikselt ja sõbralikult tänades ümber suunama, et ma väga tänan sind selle kriitika eest, aga siis nüüd äkki me läheneme natukene teistsuguse külje alt. See on lihtsalt selline rahu tegemise moment selle sisemise kriitikuga, et see on võib-olla selline mänguline viis seda kriitikut vaadelda, eks ju. Aga see on lihtsalt idee. Ja siis ma võib-olla veel sellise viimase mõttena võib-olla jagaks ka seda, kuidas siis oleks oluline lubada endal selliseid väikeseid võite tähistada, et siis aidata ja lubada endal särada rohkem ja et mitte oodata seda, et selline täiuslikkuse saavutamine tooks selle enesekindluse, aga võib-olla siis minna tegutsema ja läbi selle saavutada tagasi see sära ja rõõm oma tegutsemistes ja tegemistes. Ja loomulikult selline võib-olla lihtne, samas klišeelik ütlemine on see, et tee iga päev midagi, mis paneb sind tundma elusana, mis paneb sind tundma õnnelikuna. Ja siin ma tahakski võib-olla küsida, kes on veel kohale jäänud, et kas sina pöörad sellele tähelepanu, et sa teeksid iga päev midagi sellist, mis paneb sind tundma elusana ja õnnelikuna. See tähendaks tegelikult seda, et sa valid teadlikult selle mõtte okei. Ja sõbrad ja inspireerud ja võtad iga päev ette seda, mis aitab sul sellist elusana ja õnnelikuna ja säravana ennast tunda. See on teatud mõttes rutiin või distsipliin, mida endale saab üles ehitada. Ja okei, tegelikult ma ei tee seda ja ma olen absoluutselt nõus. Mina ka iga kord ei suuda seda teha. Ikkagi see käivad need asjad nii, et kui midagi tuleb, mingisugune nagu väike vapustus meie elus, eks ole, ja siis me ärkame üles jälle sellele, kuidas me tegelikult saame iseennast pidevalt toetada, kuidas me saaksime sellist nagu, kuidas öelda, enesehoolitsust või enesearmastust sama järjepidevusena ja või järjepidevalt oma ellu tuua, nagu me teeme seda teiste eest hoolitsedes, eks ju. Et see on midagi, mis võib-olla ka aitab sellist enesekriitikat ja sellist enda nagu allalangemist peatada. Aga nüüd ma kutsun sind üles tegema midagi sellist, et kui sa märkad sellist enesekriitilisi mõtteid või negatiivseid mõtteid või seda kriitikut endas ärkamas, siis joogaõpetajana ma ikkagi alati rõhutan seda, kuidas on olemas väga palju meetmeid ja väga palju võimalusi enda toetamiseks, aga üks nendest ja selline tuumakam on tegelikult ikkagi jällegi hingamine. Hingamisega seotud sellised harjutused või meditatsioonid. Ja nüüd ma tegelikult kutsungi sind ülesse. Kõigepealt võib-olla lonksa üks lonks vett. Ja siis ma käivitan siit tegelikult ka kella. Ja ma kutsun sind tegema koos ühte sellist lihtsat hingamisega meditatsiooni, mis ongi mõeldud selleks, et nii-öelda saada jalg ukse vahele, kui see negatiivse meele sisend muutub liiga aktiivseks või siis, kui see sisemine kriitik aktiveerub ja sa ei saa enam ei suuda teda nagu pidama saada, et kui vähegi tuleb meelde, siis võib proovida teha ühte sellist hingamistehnikat, mida ma sulle praegu kohe siin juhendan.
ma soovitan ka võib-olla nina tühjaks nuusata, sest me hakkame siin nina kasutama. Nii, istu siis hästi sirge seljaga ja pane endal, istu niimoodi, et sa tunned, et jalad-allad on korralikult maas, selg on sirge ja veidikene lõuga tõmbad oma kaela poole, ehk siis et sa ei oleks nagu ette vajunud või sa ei vajuks ka niimoodi taha, vaid et sa vaatad nagu täiesti otse ja tunned, et sa tõstad oma selgroo täiesti sirgeks. Siis vasaku käe, mina olen siin peegelpildis, eks ole, vasaku käe võid asetada endale sülle ja ma isegi soovitaks praegu aktiveerida, kas sa näed seda mu kätt, et aktiveerida see mudra, kus sa paned kokku pöidla otsa ja neljanda sõrme otsa. See on siis vitaalsuse ja hea tervise aktivatsioon, et kes on siin tõbised olnud, siis võtame selle mudra või käteasendi appi ja selle võid asetada endal lihtsalt sülle, nii et peopesa jääb ülespoole ja lõdvestunult hoiad seda koos. Ja nüüd parema käega võid võtta siit, panna pöidlaga kinni parema ninasõrme, teised sõrmed vaatavad üles ja aseta see oma käsi kuidagi nii, et sa tunned, et sul on ta lõdvestunult, et sa ei pea selleks mingit sellist suuremat pingutust tegema, et seda kätt siin niimoodi hoida. Ja nüüd see harjutus ongi väga lihtne. Kui silmad oled sulgenud, eks ju, siis hakka hingama nii, et sa hingad vasakust ninasõõrmest hästi-hästi sügavalt sisse ja suu kaudu välja. Et hingad vasakust ninasõõrmest sügavalt-sügavalt sisse. Suu kaudu välja. Ja viid järjest sügavamaks oma hingamist. Täida kopsud täielikult sisse hingates. Ja jätka sellist hingamist. Ja sa võid proovida jälgida seda, et sisse hingates sinu kopsud avarduksid ka külgedele ja taha. Järjest sügavamaks vii hingamist. Ja märka nüüd seda, kuidas sinu meel võib hakata mõtlema selliseid mõtteid, et appi, see on ju nii igav või midagi sellist. Proovi sellest läbi minna.
ja alusta viimast sissehingamist. ja nüüd tule tooma käed sõrmseongusse ja lükka nad üles, nii et peopesad lähevad nagu taeva poole ja siruta ennast hästi sirgeks ja hinga siit sügavalt sisse ja hoia hinge sees. Siruta samal ajal käsi kogu aeg ülespoole, järjest enam hinge sees hoides. Hinga välja nina kaudu, jäta käed veel üles. Hinga veel kord sisse, lükka käed uuesti täiesti sirgeks, peopesad, lakke. Hoia hinge. Hinga välja. Ja viimane pingutus, hinga veel sisse ja uuesti lükka käed üles, üles, üles. Võid pingutada oma vaagnapõhja lihaseid, tugevdad, tõmba kokku. Ja nüüd hinga pehmelt välja, too käed alla. Aseta käed korraks sülle. Ja nüüd lihtsalt tunneta, märka oma energia muutust. Hinga pehmelt. Jälgi ja skaneeri kogu oma keha. Ja nüüd hinga sügavalt sisse. Ja välja ja korraks too käed palveasendisse ja lihtsalt puuduta siit pöidla nukikestega vastu siia rinnakuluud. Ja koge tänulikkust. Koge tänulikkust selle eest, kuidas sa oled tervislik, terviklik ja täiuslik. Just sellisena, nagu sa oled. Aitäh sulle tänase laivi eest ja ma tahtsin siia lõppu jagada selle, kuidas see minu aktiveerunud enesekriitiku saaga lõppes. Ma jõudsin sinna stuudiosse, kus podcasti salvestus toimus. Ja tõenäoliselt kandis mind kogu sellest protsessist läbi minu kõrgem mina, sest kui ma hiljem seda salvestust kuulsin ja kuulasin, siis see tundus nagu väga, väga inspireeriv ja väga võimas. Aga see, milline oli parasjagu see minu sisemise kriitiku nii-öelda see mürgine süst minus ei lasknud mul nagu uskuda seda, et ma teen seda tegelikult väga hästi, mida ma teen. Ehk siis ma soovin siit sulle seda, et sellest kevadest alates sinu sisemine kriitik ei tuleks sinu sisemist sära summutama. Et sa õpiksid seda sisemist kriitikut nii-öelda pehmelt ümber suunama ja et sa õpiksid kasutama nippe, kuidas seda sisemist kriitikut vaigistada. Ja aitäh sulle, kes sa olid kohal ja aitäh sulle, kes sa kuulad seda hiljem. Ja mõnusat veel valget kevade õhtut sulle.
ja mine loodusesse, see on üks viis endale anda seda sära puudutust, elementide lähedus ja loodusega üks olemine on kindlasti üks viis enda sisemist sära turgutada. Aitäh sulle! Näeme varsti!